minule kahtlemata kõige sügavama mulje ja kõige rohkem meelde jäi mulle kirjandusõpetaja Toivo Lind. Ja lihtsalt see, kuidas ta kõneles ja kuidas ta oskas, ütleme siis raamatutega seoses alati vaadata natukene kaugemale kui lihtsalt need read, mis olid kirjas, vaid vaadata, mis on mingi suurem motiiv, mis siis on selle loo tagav ja ta kuidagi pani mind oma tundidega alati otsima midagi enamat, nagu kui lihtsalt see esimene võib-olla sõnum, mis nagu raamatutes siis välja tuleb. Kindlasti ma ei saa oma enda 2 klassijuhatajat ära unustada, kes siis üks oli Mari Viik, kes oli meiega 1.–12. ehk tema oli meiega kõige pikemat aega järjest. Mari juures Muhus sai palju käidud ja igast vahvaid asju tehtud. Ta oli sellise hästi eluterve suhtumisega. Ja siis minu kõige esimene klassijuhataja, kes oligi Airi Neem 1.–6. klassini. No Airi ja Mari vist olid nagu minu 12 lapse vanemat lihtsalt konkreetselt. Ja kõik järgmised klassijuhatajad, kes meil olid ka, olid lihtsalt nii toredad, aga ei ole midagi sellist nagu su kõige esimene paar klassijuhatajaid. Nad kuidagi jäävad eriliselt meelde. Teistest õpetajatest ma vist ei saa mööda ainsana Toivost, sellepärast ma mäletan lihtsalt nii hästi, kuidas 12. klassis ma võtsin mingid valikainet temaga, mis oli hoopis teistsugune kui tavaline Toivo tund. See oli nagu mingi selline lisaportsjon Toivost, mida sa tavaliselt ei näinud. Ja sealt ütles meile siukse lause, et harjutamine teeb harjutajaks, aga ainult mõttega harjutamine teeb meistriks. Ja see on mind saatnud, kõlab hästi klišee moodi, aga see on reaalselt mind saatnud kõik need aastad, mis ma olen nüüd lõpetanud olnud ja vilistanud olnud. Et niisama harjutamine teebki sind lihtsalt väga heaks harjutajaks. Kui seda mõttega ei tee, siis meistriks ei saa. Jaak Uudmäe, Erki Kivinuk, kõige kehalise kasvatuse uus matemaatikaõpetaja Mare, Kristi Juuse, keemia Stelle. Legend, kellest võib-olla ka paljud räägivad, on Marek, geograafiaõpetaja siis, ja Mareku võib-olla selline isikuomadus, mis oli, ta oli väga hea inspireerija, et natuke ka nagu Toivol, et see lugude jutustamine, aga mis võib-olla Marekut iseloomustama sellised eepilised lood, mis mõnikord läksid isegi väga müütiliseks, et osades lugudes olid mingisugused tegelased, mida enam ei ole eksisteerinud võib-olla 1000 aastaid, aga lihtsalt see, kuidas see tõmmas ikkagi kõik noored käima ja noored rääkisid, et see on sellist legendi materjali on õhus. Aga Liina oli hästi nagu ülimalt armas. Ja. Hästi heatahtlik ja talle meeldis rääkida hästi palju horoskoopidest. Talle meeldis uurida alati meie elude kohta ja ta oli nagu tõesti nii soe inimene. Ja mis me arutasime ka enne siia tulekut, et tegelikult põhikooli matemaatikaõpetaja Ele Lepp oli ka keegi, kes nagu pani meid mõlemad matemaatikat nagu armastama või et ta tegi selle nagu lihtsaks. Minul sellest saati tärkaski nagu matemaatika vastu mingisugune huvi ja täna ma väga tugevalt nagu numbritega tegelen oma tööalases elus ka, et tegelikult see oli väga, ta oli ka siuke tagantjärele mõeldes selline päris suur nagu mõjur. Helerin Lehtla, Meelis Holsting, Toivo Lind. Ma arvan, et nemad 3 olid kõige meeldejäävamad, sest et me olimegi ikkagi lõpuni nende käe all ja Heleriniga ma olen alati terve elu laulnud, nii et ma laulsin Helerini kooris kuni nii-öelda, ma tegelikult olin juba vilistlane, kui ma ikka veel siia tagasi tulin ja seal laulsin, siis Toivo Lind, no mina ei tea inimest, kelle jaoks Toivo Lind ei oleks olnud legendaarne, nii et lihtsalt tema oma olemuse ja oma suure linnulennuga on nagu kõikidele minu meelest siin südamesse pugenud. Ja Meelis Holstingu puhul lihtsalt kuidagi tema selline üli-chill olek. Ta oli nagu see lahe onu siin koolis minu meelest ja tema tunnid olid ka sellised, väga mõnus oli sinna minna, me vaatasime oma lammashooni ja mängisime sõrmusotsimise mängu ja kuidagi nii tore. Õpetajatele võib-olla ma saadaks suured tänuavaldused. Ma tean, et see töö ei ole üldse lihtne. Kui tunnis räägitakse, kui vahele segatakse, kui magatakse tunnis, olen isegi maganud tunnis, et see vajab väga suurt
kannatust ja see on nagu tegelikult, seda on kõike nagu väga raske tegelikult päriselt hinnata, mis tööd õpetajad on nii minuga kui ka teistega ja teinud ja mida nad teevad.